Märt Sults, palun. Aitäh, auväärt eesistuja, hea minister. Tähendab, et ükstaskõik kui hea psühholoog või sotsiaalpedagoog sa oled, sa ei suuda päeva jooksul teenindada üle 4, 5, 6, no 6 maksimum, siis sa oled õhtuks segi juba keerulise lapsega, olgu ta geenius või olgu ta haridusliku erivajadusega, ma ütlen miinuspoole pealt. Ja tahangi küsida, tähendab, et kuidasmoodi te kavatsete seda nihet, positiivset nihet saavutada, kui psühholoog või sotsiaalpedagoog paneb diagnoosi või hoiaku lapse suhtes lapsevanema või õpetaja kirjelduste põhjal, sellepärast last kui sellist ta tundma õppida ei jõua selle aja jooksul. Ja ta loeb klassijuhataja, lapsevanema või siis kellegi teise kirjeldusi ja siis ta ütleb lapsele, et sina pead sööma 2 saanaksid päevas või siis mingit muud möginat näost alla. Ja me saamegi jälle uue rea narkomaane. Kuidas te seda mõtlete, seda mudelit? Aitäh! Aitäh, see lõpp läks nüüd dramaatiliseks, et juba tulevad narkomaanid, aga praegu vast oleks mu vastus see, et te teete mind uudishimulikuks. Mina ei ole selle teenusega praktikas kokku puutunud, ei ole jõudnud ühessegi Rajaleidja keskusse, aga te annate mulle hea mõtte selle üle paremini järele mõelda. Need, kes on koolis töötanud, tajuvad seda olukorda praktiliselt ja pean minagi neile järgi jõudma. Kas see 6 päevas on paras või midagi muud, keeruline on minul küll praegu vastata, aga eks ta ole. Nii et ma nende Rajaleidja keskuste poolest see nagu praktikas tean paari asja, et on kohati võib-olla see teenuse tellimine ebaühtlane, aga on ka ebaühtlane nende kohtade mehitamine, et see ei ole lihtne. Tegelikult turult spetsialistide leidmine on keeruline oludes, kus selliste spetsialistide juures on kui rääkida meditsiinist, siis meditsiinis logopeedide järele pikad järjekorrad. On raske loota, et koolide puhul on see siis need lühikesed ja inimesed olemas. Aitäh!